inimesel õhku nii palju kartu, et ta ei tohiks sinna pahandust tegema tulla. Aga vahel ikka tulevad. Aga see, et meil siis karude peale jahti peetakse, sellised pahanduse tegijad ära kütitakse, see on päris hea asi. Ja sama lugu kehtib siis meie huntide ja ilveste kohta. Kas te suuremad lapsed olete kuulnud sellisest asjast nagu toitumispüramiid? Et kes seal püramiidi tipus on? Kartulikrõpsud. Mis asi? Kartulikrõpsud ja limonaad. Ei, see on 4. klassi programm, või 3. isegi. Tähendab, et kõige tipus on kõige suurem kiskja. Ja kõige suurem kiskja on inimene. See on nagu kõige hullem. Kui me nüüd karusid üldse ei kütiks, 10 aastat mitte ühtegi karu Eestimaale kütitaks, siis karud äkki hakkaks arvama, et aga tegelikult olen mina Liivimaa parim ratsutaja. Tegelikult olen mina ikka palju kangem tegija, kui on inimene. Nii et juba sellepärast on jahipidamine vajalik, et teaduslikult nimetatakse seda suurkiskjate ohjamiseks. Et nii hunt, ilves kui karu teaksid, kes siin püramiidi tipus on. Kui me nüüd sedamoodi siin juttu ajame, siis teil hakkab varsti igav, eks ole? Ma mõtlen, et äkki teeksime ühe loodusteemalise viktoriini. Kuidas teile see plaan meeldib? Jaa, meeldib. Ja ma sain aru, et te olete siin peredesse jagunenud, jah? Ja teid on kokku 3 peret. Jah? Ja kes meil hakkaks kohtunikuks? Ma võin ise. Kedagi võib-olla, kas suure, oota, teie ei hakka, teie hakkate võistlema, eks ole ju, sest võistlemine on palju tähtsam kui kohtunikuks olemine. Ma mõtlen, et äkki kohtunikeks hakkab siis keegi täiskasvanutest, jah? Või hakkavadki kõik täiskasvanud või täiskasvanud peavad ka juhtima seda? Teid täiskasvanuid oli 3 ja teie 3 moodustategi, kuidas see siis nüüd kõlaks, kohtunike kolleegium.